liikumise ja liikumisharrastust edendav investeering. Kaamerad välja kohe. Viskate päris pani see kaamera välja. Igal pool autoga mugavad inimesed, et liikumist ei ole kunagi liiga palju. Ja minu veendumus on see ja arvutused näitavad, et iga euro, mis investeeritakse sporti, hoiab kokku 5 eurot tervishoiust, sotsiaalhoolekandest ja heakorrast hiljem. Et see on pika investeeringu väga hea seeme. Me ei pea olema ju sportlased, kuid regulaarne liikumisharrastus on keha põhivajadus. Me oleme loodud liikuma selleks, et kauem liikuda. Ma ei hakka üldse rääkima tervelt elatud aastatest ja muudest teoreetilistest numbritest. Igaüks ise teab, kas tal on selle asjaga hästi või halvasti. Aga ma arvan, et Rakvere linnas on suurepärased võimalused harrastada erinevate spordialadega ja külastada erinevaid objekte, et hoiame neid teie jaoks korras ja jõudu mööda igal aastal kuhugi sporditaristusse me ka investeeringuid teeme. Aga mina arvan, et ei olegi vaja teid õpetada täiskasvanud inimesi, et teie olete kindlasti eeskujuks oma lastele ja oma perele, et see, mis toimub koduseinte vahel ja see, mis toimub avalikus ruumis, on iga täiskasvanu vastutus ja kohustus siis kasvatada peale terveid ja rõõmsameelseid põlvkonda. Et ei ole vaja teha suuri riiklikke kampaaniaid, kuidas hoida inimese kuplialune ja füüsis korras, vaid see toimub tegelikult perekonna tasemel. Et ma soovin tänada siin mõne tänukirjaga, kes selle projekti õnnestumisse kaasa aitasid. Taga. Enne kui me lindi lahti lõikame, Ott kirjutas kogu selle asja meil ette näitab. Need ka kuskil lindast. Rakvere linna, sest tema on see omavalitsus, kes paneb Eesti sportimisvõimaluste ja rahvatervise ma loodan, et eelarveid ja lisaeelarveid tehes on meil targad otsused. Aitäh. Selle objekti peatöövõtja oli Pomo Playgrounds OÜ ja Kristi Puusek. Teda täna ei ole siin, aga ma annan üle koos teise olulise ehitajaga, kes masinate on maaletooja ja suurepärane koostööpartner, tehniliste lahenduste pakkuja Peeter Leidma. Peeter, ma annan sulle 2. Iske naaptavus. Naaptavus toimub väga üritusena. Rõõm näha, et nii palju Rakvere sportlikku rahvast on kokku tulnud. Et Lääne-Virumaal siis on tegelikult teine selline, et Viru-Nigulas on ka spordikeskuse juures väiksem komplekt. Ja eks ole siin plaanid ka mujal, siin Kadrinas on kohe tulemas sama Mata projekti raames. Et loodame siis, et Rakvere linn saab ehk veel mõne, sest et siis oleks nagu ühes linna otsas ja teise linna otsas, et mida rohkem, seda rohkem, aga aitäh siis linnale ja et Ave Satsi selle asja nagu ette võttis ja kogu selle projekteerimise ja projekti läbiviimise läbiviis. Aitäh! Ja kui mingi jupp on katki, kõver kadunud, siis pets hakkab käima siin, eks ju, et hoiame siis seda vara korras. Ma soovin tänada ka terviseradade tegevjuhti Assar Jõepära, kes ka täna siin ei ole kahjuks, aga tema on see inimene, kes panustab Eesti terviseradade arendusse ja nii rahaliselt kui ka siis tehniliselt ta seisab selle eest, et kõik terviserajad oleksid parimas korras. Assar saab oma tänukirja hiljem. Ja ehitusjärelevalve Meelis Kärvet, et Meelis ehituslikke protseduure on väga tähelepanelikult jälgima, et ei tõustuks vigu ja Meelis aitas meid selle teha. Ja viimane tänukiri, miks me siin ka oleme ja kohe läheb
mölluks on Ott Kiivikas, kes on suurepärane eeskuju ja inspireerija. Nii et meil on küll linnas oma Ott Sven Nõbemägi, aga täst tulevad teised külamehed ka meile appi. Jaa, suured tänud ja nagu öeldi, õige pea hakkame näitama ette ka, mis siin teha saab, kuidas targalt toimetada, millist saadavat kasu jõutreeningust üldse võib saada. Ja tegelikult ma käisin siin, mul oli endal tunne, et see oli 3 aastat, tegelikult 2 aastat tagasi samas metsal, kui ma käisin ja mul on isegi need pildid esimesest käigust olemas, mis seis siis oli ja mis ta praegu on, tõenäoliselt ma panen ka sellise enne ja pärast pildid üles, mida siis kogukond ja kui inimesed ühtemoodi mõtlevad, mida nad saavad ellu kutsuda. Nii et siiralt hea meel on, et ütleme ise jõualade esindajana ja jõusaalist ju sõna otseses mõttes kasvanud üles, et uus selline pühakoda on saanud valmis ja pakub rõõmu loodetavasti aastakümneteks ja nagu öeldakse, lihtsalt sõltumata sellise ilmaga on lust teha. Võib-olla meie kliimas olles peab vahest natukene ütleme, pingutama, et välja tulla, aga kuna see on tasuta, siis kasutage seda võimalust ja oma tervise jaoks ja kas jooksuga siia rattaga või siis kõndides teha tiir ära või suuskadega suusad alt ära väike tiir ja tõesti, me oleme ise talved otsa ka, ma olen käinud treenne läbi viimas, kus ongi lumelabidega lükkame lume ära või on hari käepärast, et ja väga kenasti saab teha ja aasta otsa asjad liiguvad, nii et ei jäetu nad kuskilt poolt ära ja 5 talve on nüüd juba esimesed, mis meil Sakus on, samasugused maha pandud, väga hästi kestavad ise meie kliimas. Nii, suured tänud ja hakkame õige pea pihta ka siis, aga enne vist lindi lõikamine ka. Et pühas vaikuses linnulaulu saatel ma palun siia Peeter, Triin, Ott ka ja neljake esimees siis igaüks saab siin kuskil 1, 2, 3, 4 vahetan ja lõikame jupi välja. Sellega on ametlikult meie väljajõusaal avatud ja Ott, kas sa võtad, teed üksi masinad läbi või võtad mõne 5-6 inimest juurde? Siin esialgu sellise nii-öelda kasutamisõppe, ehk ma käin need asjad läbi, aga siis võime ka vabalt, kui on siin soovi, et me võime ka teha sellises lühiformaadis, kuna väljaõppe saab tehtud, kes tahavad kaasa teha, saab ka tegelikult sellise ringtreeningu moodi asjaga käima panna, et saab päris trenniga teha. Aga 2-3 minutit, korra võtke chill, korra ma härra Ratasega teen ühe väikse klipi ära, sest ei saa salata, äsja härra on just heas mõttes tunnustatud aasta suunamudija ja näitaja ja miks mitte seda Jürile suur õnnesoov ja loomulikult edu eelolevatel valimistel ka ei saa salata, et ja tegelikult Jüri ise ka hea eeskuju, kust läbi oma Instagrami konto näidata ka, et siin Rakveres selline vahva asi on püsti pandud ja kutsuda inimesi siia ka treenima ja külastama Rakveret üldse, nii et võt nii. Aga 2-3 minti, eks ole, võtke vabalt ja siis juba tuleme siia ilma mikrofonita, hakkan pihta ja lihtsalt tuleb ümber hakkama tõretama. Mida nagu tähele ka panna, et isegi kui tulete lastega, võib-olla kui see nüüd mingid ohukohad, mis on, ja samal ajal jällegi, et mitte ka seda, et tuleb, et umbes, et siin on küll peal ilusti, siin vist oli 14+, aga päeva lõpus on see, et kui, ma ei tea, isa tuleb, võtab poja kaasa, siis ütlen ausalt, et siin otsast mingid vanuselist piirangud ei ole. Kui näidata ette, ega lastele tegelikult osa asju on tõesti võib-olla, mis pikkust või ka algraskust arvestades on lastele üle jõu käidavad, siis ma julgen öelda, et siin on lamandisse surumise pink, mis ma arvan enamus nendele, keda ma siin näen, isegi lastele pärast proovida, on täiesti jõukohane ja miks mitte lasta teha, eks ole, liigutuses, kus need lapsed ikkagi päeva lõpus õpivad ja seda spordipisikud saavad, kui mitte seda, et umbes ärge tulge ja siis kasvab umbes mingisse vanusesse, siis kaotab huvi ära juba, et ausalt elu näiteks tuleb teist huvid. Nii, mis on nende Omnigymi seadmete puhul, mis me siia pannud oleme, ma julgen öelda, need on kõige paremad seadmed, et see ei ole lihtsalt mingi reklaamijutt, mida ma kogenud üldse olen, sest tegelikult, kus me selle brändi juurde jõudsime, oli täpselt see COVID-i aeg, kui öeldi, et seestreeni teha ei saa, mingi õue, eks ole, läks mina ka hakkasin vaatama, kus siis saab teha, mida saab teha ja tegelikult päeva lõpus selguski, et jah, lõuatõmbekang, rõivas puud, võib-olla oli seal mingi kiigutajaga kuskil, aga päris sellist, mis on ka tegelikult väga hea treeningvahendid, aga ütleme nii, et ta nõuab ju tegelikult treenitust juba, et saab teha. Ja hakkasingi vaatama, et see väga head lahendust ei ole, kuni ma sattusin siis Sakku, tol ajal esimest seadmed olid Sakus juba olemas ja
ja siis vaatasin, et ohoh, et need on päriselt tehtud nii, nagu sisejõus oli seadnud. Kogu see, ütleme, liikumise mehaanika, kõik need nurgad, pluss, et on võimalus raskust vahetada, eks ole. Et ta on ka praegu sellisest, ta on praegu stopperina üldse alumises asendis, mis on, et isegi kui keegi, kui panna lukustusasend on tal üleval pool, see on tavaline lukustusasend, aga isegi te nägite ennem ära just selle asendi, et isegi kui, ma ei tea, keegi võtab kas vale raskuse või laps tõmbab selle kogemata maha, siis see oli kõige alumisem asend, kus ta pidama jääb igal juhul. See tähendab seda, et ei kuku ei jala peale ega päris maha, et keegi jäi sinna kuskil kõhuli alla. Nii et ütleme, võib-olla see on ka selline ohukohana, et jälgida, et lastel, kui nad stopperi tõmbavad maha, nad võib-olla ei saa aru, et see kukub allapoole. Aga mõte on siis see, et alati, kui te tulete seadme juurde, veenduge, et 2 kaalupakki on, kusjuures ei pea neid kunagi sünkroonis liigutama, just selle mõttega tegelikult, et kuna raud on ühtlaselt ühendatud, siis ei ole nii, et ühelt poolt lükkad ja kuidagi hakkad viltu tegema, et ei saa teha, kui nad on täpselt paigas. Käeliigutusega saab vahetada raskust, kuulete lukustusasend klõps käib ära, ta on siis soovitud raskuse koha peal. Ja alati pigem meeldub algul pange väiksem raskus peale. Kui te ei tea esiteks oma võimeid ja ei ole selliste seadmete, pange alati esimene, las olla miinimumraskus. Kaalupakk on kõige taga, proovin ära, kui on kõige, alati saab juurde panna sulle. Hull on see, kui te lihtsalt tulete hakkate tegema, keegi on siin võib-olla 100 kiloga kõkkida, tõmban mõlemad kaalupakid ette. Siis on nii, et esiteks te tunnete, et te ei saa ära selle võtta, eks ole, või kui te saate ära võtta, pagan, siis on nii raske, et keegi võib ennast vigastada. Nii et see oleks nagu selline esimene ohukoht. Aga ma hakkan käima praegu järjest läbi neid seadmeid ja igal räägin juurde lisaks sellele infole, mis meil on siis masina peal pildina ära toodud. Alati on pilt, on eestikeelne kasutusjuhend ja on ka video. Seal on ka QR-kood, et kui kellelegi jääb meelde, et ma näitan ainult selle peal mingi kümneharidus praegu ette, ütleb, kui Ott, mul pea juba sultseb, et ärme edasi lähe. Rahulikult võtke QR-koodiga, saate tegelikult kodulehele, seal on samamoodi videod ja pildid on meil väljas. Ja üks asi veel, kus on lausa treenikavad sisse pandud, mul ilmus uuesti nüüd raamat, targalt toitmise treenimise käsiraamat, ma vaatasin kellelgi käes ka. Et võib-olla tahtis sinna sisse kirjutust, aga sinna sai ka välijõusaali treeningu täpselt nende samade masinate kavad, ma kirjutasin ka sisse, et kui keegi ütleb, hops, ma tahan treeningkavaga saada, siis kenasti need on raamatus on olemas, erinevad variandid siis nii-öelda ja just neid seadmeid silmas pidada. Aga hakka otsast näitama ja kui on küsimusi, lepime kokku, kohe käsi püsti, kuule, ma ei tea, siin ei saanud aru või miks sa nii teed või naa, kuigi ma olen päris jutukas poiss, nagu te näete, siis ikkagi on võib-olla midagi, mis teid huvitab ja saate küsida, eks ole. Miks mul siuke rätik kaasas on? Tegelikult rätik võiks olla just see läbi kaasas, et eriti näiteks, kui ma hakkan siin kõike näitama, tundub mugav on turja peal esiteks võtta ja nii ilusad ja puhtad, ma olen päris kindel, et need väga kauaks ei jää, paratamatult meie ilmale, kõigile kliimale, nii-öelda siis tuginedes. Ehk siis alati on hea, kui on trennirekkas või on märgpink, on endal midagi hea all on. Aga siin ma panen ta lihtsalt ümber kõigepealt siia. Kätega alati alaselg on siin, kuigi ma ära võtan. Jalad on ees. Ja nüüd ma saan siit teha kükke. Ja see küki sügavust loomulikult saab igaüks ise regullida. Kuna ta tegelikult võimaldab ka täiskükki teha. Ma tegin enam-vähem siukse poolkükki praegu, aga sisuliselt näete, alumine asend on selline. Põhimõtteliselt ma saan teha täiskükke täiesti korralikult, eks ole. Kui te muudate nüüd küki asendi laiaks, saate suunata reie siseküljele koormuse. Ehk kui ma siit alla lähen, võtab tugevalt naiste lemmikharjutused, kokku-lahku harjutused, reie siseküljele, tuntavalt rohkem näiteks. Ma saan teha siin väljaasteid või käärkükki, üks jalg on ees ja nüüd ma suunan juba rohkem siia tuharasse koormuse, eks ole. Või siis ma saan teha vaheldumisi, eks ole, ma vaatan lihtsalt selle kaudse ära, et ma lähen ühelt poolt alla, nagu väljaaste, mida tehakse jõusaalis, ütleme kas kangiga käies või koha peal, põhimõtteliselt ma saan seda imiteerida siin samas. Ehk siis juba ainuüksi jalgade asendi muutusest on võimalik suunata siis täpselt kuhu poole ma rohkem tahan. Kui te teete kükki jalad rohkem koos, suunate te reie nelipea välimisse, koormust rohkem. See ei tähenda seda, et me isoleerime selle lihas ära, et mujal ei tööta, aga lihtsalt me saame natuke seda survet siis teatud jala külge rohkem anda. Siis mida siin veel lisaks siis jalgadele saab teha? Saab teha ettekallutusi alaseljana. Selline harjutus nagu ingliskeelne nimetus on tal good morning ehk tere hommikust, ta on sellega, et kummardad ette, et hommikul tuled, eks sulle jaapanast selle kohad, et good morning. Selle jaoks võtan taas kord peale. Nii, tulen natukene tahapoole. Ja näete, kui ma liigun siia, tugev venitus tuleb tagareide, ehk töötab tagareis, jala selg. Kätega siit ette, üles. Siit ette, üles. Ehk siis jala tagaosa, tuhar, alaselg.
kes töötavad. Selle asjaga saab teha ka päris palju ülakeha harjutusi, ainuüksi selle sama pingiga. Näitan kohe ette. Kõige lihtsamad on, mis hakkab pihta, on palvel seisandus surumine. Õlalihast harjutus, nii nagu jõusaalis on kang. Surun, liigun siia õlgade vahele, tuleb all. Surun, lasen tagasi. Surun, lasen tagasi. Surun, tagasi. Lööb asendis, panen jällegi. Siis saab teha näiteks ka triitsepsitele selle sama asjaga. Võtan selle algasend on selline. Nüüd on üks jalg on eespool, teine tagapool. Nii, langetan pea taha, sirub. Hästi venitab just triitsepsi pikka pead. Triitseps ise on 3 pea lihas. Pikk pea, keskne, välimine pea on see, mis siinpool väljas on. Ja pea tagant on see venitus kõige suurem. Venitab just seda pikka pead kõige rohkem. Nii et triitsepsile. Siis saab teha sellega ka, isegi biitsepsit saab teha. Ma võtan ta algasendisse kätte, tõstan siit ülesse. See on isegi võib-olla on hea, kui on niisugune pinnas või midagi käes, sest see osa ei rullu. No nii-öelda, nagu kangil on otstes on kuullaagrid sees, teeb ringi, et siis on mugavam, aga põhimõtteliselt ma saan taga täiesti teha. Biitsepsile ka. Siis saab teha eest üles tõmbeid, õla keskosale. Tõmme siia, lasen tagasi. Tõmme siia, tagasi. Tõmme, tagasi. Mida pikem mees oli, seda parem, sest algasend on juba tunduvalt allpool, seda pikema liigutus, eks ole. Nii et põhimõtteliselt selle pea, nagu näete, saab teha enam-vähem terve keha ära juba, selle ühe sama seaduse. Ma panen luku peale, liigume edasi. Kõrval. Hea harjutus just neile, nagu ma ütlesin, tore on, kui meil on lõuatõmbekang. Ma vaatan, mis sealpool meil vist ei ole. Aga põhimõtteliselt need, kes lõuga ei jõua tõmmata, nendele täpselt, et harjutada või kunagi jõuda lõuatõmmeteni, on siis ülatõmbed. Ja siis ma näitan ette 3 variatsiooni. Raskus alati veendun jälle, et on kerge. Pinki saab siit seadistada niimoodi, et natuke liigutate pingi ühe otsa allapoole ja liigutate, eks ole. Natuke kallutate ühte otsa, fikseerite ta uuesti. Käte laie, umbes see sama, kus murde koht on, see on optimaalne selline kaugus. Võtan kinni, keha toetab vasta, tõmban käed taha, lasen tagasi. Tõmban, lasen tagasi. Ma ei tõmba teda täitsa alla, vaata paljud inimesed hakkavad siia tõmbama. Tegelikult pinge on siin kõige suurem, ülerukid suunan taha ja nüüd on seljas kontraktsioon kõige suurem, ehk me ei pea tõmbama alla, see pinge läheb muidu seljast välja. Eks ole, ma tõmban juba kätega. Nii et pigem enam-vähem niisugune kõrvade kõrgusel umbes on täiesti optimaalne, kuhu tõmmata. See oli laia aardega, kui ma võtan kitsa aarde, siit seespoolt ja tõmban. Samamoodi seljale, aga juba biitsepsit kasutan tõmmes rohkem, eks ole. Ja nüüd tuleb juba pinge siia lailihase esiossa tuleb rohkem sisse. Võtan kinni, kitsa saare, tõmban. Ja nüüd ma tunnen käsi ka juba rohkem veel kui teise tõmban. Ja ma näitan ette ühe ka variatsiooni, see oleks pigem selline nii-öelda edasi jõudnutele. Lihtsalt ka vahest on nii, et kogu aeg tõmbad ühte või okei aaret vahetab. Aga näiteks ka siuke variatsioon ma võtan siit, istun. Vaatan, et võtta lihtsalt vastu pea ei tõmba. Ühe käega siit poolt alla. Lasen siit pika venituse, nüüd tuleb hästi pikk venitus siia laias. Ja tõmmen. Üles lasen pea sinna vahele, ette tulen, võtan pea vahelt ära, et ei tõmmast vastu pea. Väga hästi, väga hea tunnetusega saab selga teha selle asjaga. Nii, liigume edasi. Lavades surumine, klassika. Pole vist inimest, kes pole jõusaalis käinud ja küsid, pole palju rinnalt tuleb. Meestel siuke põhiline mõõdub. See on tõesti, see algraskus on nii palju hea, mida soovida. Ma arvan, et siin suudavad lapsed ka teha. Meil on täitsa mõned väiksed poisid tuu. Just üks 10-aastased on mul küll käid siin ja teinud väga kenasti. Ma näitan ette. Siin on siis see, et vaadates vastavalt nüüd oma rinnakorvi suurusele ja õlaliigese siis tervisele. Kas te võtate ülevalt poolt kinni, kui käsi ei paindu alla, siis võtate ülevalt poolt. Kui on õla painduvus on hea, siis võtate alt poolt, sest mida pikem ja sügavam on amplituud, seda rohkem saadavat kasu te saate. Ehk tegelikult kõik need asjad, mida ma näitasin, ülatõmme, et ei jäta liigutus poolikuks. Pigem täis venitus tunned, et sikutab. Siis te saate kõige rohkem saadava kasu sellest liigutusest. Ehk siis amplituud on hästi oluline jõutreening puhul. Ja ma saan isegi ka tagantpoolt kinni võtta siit ja surun. Langetan alla, surun. Enam-vähem vaadake, et see käekoht jääks umbes siia kas rinna alaosa või keskosa, et ta ei tule liiga siis siia kõri peale käed, eks ole, vastasel juhul hakkab võlga minema hästi palju. Ma ei tea, kas meil on siin poisse siukseid, kes või tütarlapsed, proovi. Tahaks proovi.
lihtsalt, et ma näidata, et ka lapsed jõuavad teha, mingi pikali. Ei teistpidi. No nii, vaata nagu siin. Jah. Tule ette. Nii. Jah, mille pikalt lähen. Nii, tule. Liige kamm äkki. Vaata proovisid. Pane jalad niimoodi, Elis. Nii. Ja proovin. Veel isegi ma ütlen, kui ma lasen tal tagantpoolt kinni võtta, saab ta lihtsalt sügavamale, eks ole, lasta veel. Aga noh, näete, et see raskus on põhimõtteliselt lasteliga näppudega lükatud. Täitsa, kui isa tuleb näiteks tegema või ema võtab ütle või poja kaasa võtta, rahulikult saab panna ka tegema, et noh, tule tee ka nagu, tekib mingi ülis. Siis mida siin veel saab teha? Saab kõlale sama, nagu ma palvel seisan, kus seal saab siin teha surumise seda. Üles. Nii kõlale kui siis rinnale. Ka võid teha näiteks, kui ma tõmban kaalupakid siia poole, saab teha õlakõitusi ka. Üles rapet sise seljalihas. Üles. Siis õlavendi. Ühtepidi. Need on ka head, kui inimesed tohkist palju arvutitööd teevad, istud kaelasurede nii kinni, kael on nii pinges. Lihtsalt tulla, teha ühtepidi õlaringid, teistpidi, lihtsalt võimelda lahti, lihast toonust parandada, et väga hea vind. Siis liigume siia poole. Ja siin on tehtud juba selline selja loomulik ergonoomiline nurk, sest enamus, mis kuskil välisjõusalis on tavaliselt selline, lihtsalt lamamiseks otsene plaat. Selja vigastamise oht on koht vähem, sest kusjuures nii veider, kui see ei tundu, ma olen oma elus treenerina palju näinud, et need samad otsesed pingid, mis on, inimesed vigastavad kõhtu tehes alaselga. Ja mille see point või on, miks see juhtub, on see, et tehes proovitakse hoida selga hästi sirge. Kui ma teen ettekallutusi ja treenin alaselga, siis peabki selga olema sirge. Kõhu funktsioon on tegelikult painutada siis ütleme vaagna luu, trangluu poole. See tähendab tegelikult sellist liigutust, et selg jääb tegelikult nõgusaks. Ja sealt ongi, et kui ma lasen nüüd näiteks veel on kalde peal, vaadake siuksed pingid, paned jalad vahele, oled allpool. Ja kui sa proovid nüüd sirge seljaga teha, uskuge mind, enamustest tuleb pinget rohkem ala seljas kui kõhus. Olete kogenud, eks ole. See ongi see, et see on see vale tehnika. Kui ma lähen siia peale, vaadake, mis saab juhtuma, on see, et ma nagu kerin ennast siit lahti, näete, taha, tekitan venituse ja nüüd tuleb lõug kõigepealt rinnale ja kerin ennast kokku. Ehk nüüd ma panen kõhu. Siin ei ole enam ala seljaga mitte midagi pistmist. Isegi kui teil on kodus võib-olla keegi paneb jalad diivani alla, sest samamoodi see tehnika, nii et kerid lahti, kerid ennast kokku. Siis te hakkate kõhule saama kas või alaselja väljutate igast. Aga siin on tõesti alguses võib olla, kas käed võivad hinnal olla või kellel on raskem. Aidake algul kätega kaasa, viin käed üle pea taha venitusse, aitan üles, eks ole. Viin üle pea venitusse, aitan üles. Hiljem juba võib raskusena näiteks tuua, kui ma viin käed pea taha. Nüüd tekib juba iseenesest, ma tunnen lisaraskus käte najal, kuna raskus kesel taga. Nii et väga hea mugav teha, üli hea pink nii-öelda kõhu treenimiseks. Rööbaspuudel surumine, klassika. Lihtsalt erineb ta nüüd sellest, mis tavaliselt õues on see, et nagu näete, ta jookseb koonusesse. See tähendab seda, et tavaliselt probleem on ju see, et pannakse mingi standard, noh, ma ei tea, on see nii lai, vahet ei ole, kui pikk, kui lai sa oled, mine tee. Noh, laiemate õlgedega vend ja tugevam lähebki, tema jaoks on see paras, läheb sinna näpsuki tütarlaps, vastab paran küll, ma kukun sealt lihtsalt läbi, no sa pead umbes niimoodi tegema seal vahel. Ehk siis siin on hea see, et vastavalt oma käepikkusele, oma kehapikkusele, näete, väga lihtne mõõdupuu on see, et teie jaoks optimaalne koht on, kui te panete oma käed üle pokisse vahele. Võtan siit kinni ja see on minu jaoks siuke kõige mõistlikum koht, kus ma võiksin teha. Eks ole. Ja selge on see, et noh, see nõuab juba treenitust. Mida, kui te lähete lähemale, saate triitsepsile kitsamalt ja kes tahab rinda treenida, tulgu pigem tahapoole, tehkegi laiemalt, laske venitus laiemalt, eks ole. Nii et jälle ma saan suunata natukene ka selle hoidega kuhu. Ma näitan ära neile, kes võib-olla tahaks seda teha, aga ei jõua teha. Tehke algul sellist abistatud versiooni. See tähendab seda, et ma panen ühe jala näite siia peale ja teisega lasen ennast alla ja proovin nii palju suruda ja nii vähe aitan kaasa kui võimalik siis jalaga. Te saate põhimõtteliselt täpselt sama liigutuse ja kasutada maksimaalselt tema käsi nii palju, kui teil seda rammu kätes on. Nii et ka hea harjutusrind, õla esiosa, triitseps kompositsioonis või kui kellelgi on kumm, tavaline kumm müüakse spordipoodides. Pange kumm peale niimoodi, põlvedega lähete sisse ja saate suruda. Lihtsalt oma kumm kaasas tulete, kus seda kummi annab osadel asjadel veel külge panna, annab pullilt vastu raskus tekitada.
Kui noh, ma näitan lihtsama variatsiooni veel selle triitsepsiga ära, kui siin ei saa teha. Näiteks siin on ka hea teha triitsepsid, panete jalad ette, klassikalises mõttes. Siit surumised välja toengus. Väga hea ja lihtsam enne, kui minna siis sinna selle rööbaspuu peale. Ja siin veel ka, kui me seal teeme keretõstet, seda pinki saab kasutada ka jalatõsteteks ehk ma olen võtnud kätega kinni ja lihtsalt toonud siit. Ehk siis seda saab hästi kasutada, et noh, maha ei taha ju, päris lisata võib-olla kui lisata ka, aga no ei ole esiteks selle peale ebamugav. Üldjuhul pigem on meil märge must, eks ole, aga seda kasutada väga hästi. Kui kõhu jaoks näiteks veel käed, jalad koos, ta nõuab juba niisugust tasakaalu. Väga hea harjutus kõhule üla jalakeha, samal ajal toon kokku ja proovin teha. Kui tahate külgedele teha, lihtsalt võtate natukene rohkem külje poole ja näete kõhu põikilihastele. Sama võib seal teha, kui üles tulete, teete lihtsalt pöörde. Panete kõhu põikilihastele. Nii, tempokalt edasi, oleme jõudnud siia. Alaselg. Ja siin on siis nii. Vastavalt jalapõhudele. Läheme vahel, aga mingi kõhukas selline, kus siis enam-vähem siin puusa juures asetseb see pingi üle ots. Siit käed hoian algul all. Kusjuures, kes ei ole teinud, algul on jube ebamugav tunne selles mõttes tulla, et isegi jõusaalis, kui ma panen inimesed sarnase masina peal. Inimesed tunnete koguksid vahelt välja. Pean tunnistama, oma pika karjääri jooksul ei ole ühtegi inimest veel näinud vupsamas. Aga enesetundes ma saan aru, kui ma peaks ka minema, lasen ennast alla, lasen. Automaatselt aju ütleb, et kui panen käed ette, nüüd algul hoidke käed ees igaks juhuks. Liigun alla ja sirutan üles. Liigun alla, sirutan. Nüüd on põhiline point on see, et ärge murke üle. Sinnapoolne. Ehk siis lülisambale liiga suurt koormust ei pane, et üle ei murra. Pigem amplituud alt alla nii sügavale kui saate ja siin seisastus. Alla nii palju kui saate, seisatus. Ja töötavad lihased on selgem sirgestaja, seljalihased. Samamoodi tuhar jala tagaosal. Väga hea harjutus jala tagaosal. Ja istuvale inimesele, kes teeb harjutudega tööd, ainus võimalus säilitada teha rühti, et ei oleks messis. Väga paljud inimesed tulevad väga kehva rühiga, juba on ära vainud, et kõik asjad on eespool, töö on eespool. Ehk siis, et selg sirg oleks väga super. Ja viimane, äge pinklik on. Kusjuures see peaks olema, Eeter võib neid parandada, aga äkki teine Eestis. Jalapess, päris jalapess, nii nagu ta on. Ja kusjuures neile on hea, kes võib-olla tunnevad natuke seda, kellel ei ole kükitehnikat, kellel võib-olla mingil põhjusel on olnud seljatraumad asjad, kardavad endal turja peale võtta. Jalapess ideaalne asi teha. Lülisambale koormust ei lange, aga jalgadega põhimõtteliselt samasuguse litakene kükis. Ja siin saab teha nii sääri, nii pinki saab liigutada. Ma algul tulin, ma natuke kuulitsin pealt, kuigi tegelikult selgus, et siin on ilusti istme reguleerimise pilt põhjas. Aga põhimõtteliselt te kallutate selle, näete siit viltu ja liigutate taha poole, eks ole siin. Kui tahate pinki edasi-tagasi, et muidu ta on nendes aukudes sees. Ja raskus, veenduge jälle, on kõige kergema peal, kusjuures kui ma testisin seda, lükkasin ühe sinna põhja, täitsa see koormus on päris arvestatav, isegi treenivale inimesele, kui lükkate mõlemad peale, siis ütlen nii, et isegi treenitud inimesele on see raskus küll ja küll. Pigem, kui tahate, nüüd sõltuvadki sellest, milline on teie põlvetervis, ehk siis mida üldjuhul pikema liigutuse saate teha, seda efektiivselt ja lihasüpertroofia. Kui on jällegi eakamad inimesed, kellel päratamatult see liigutuse amplituud ei ole võib-olla nii palju, siis pigem pange seljatugi natuke kaugemal, aga lihtsalt, et jalgadega saaks natuke tõugata, eks ole, võtaks vastu raskus. Aga ideaalis on ta nii, et ma saan vaevalt siia vahele, ma näitan seda ka, see on selline lühem liigutus, kui ma teen. Ja jalga täitsa lukku ei lükka lõpus, et mul jääb ta põlvest natuke kõverdatud, et ma ei lükka ülepaindesse, eriti inimesed, kellel see ülepaine on. Et see on nagu üks ka väheseid kohti, kus siin üldse viga saab tekkida, et kui põlveliigest painutad üle, et tõesti vastu raskus väga suureks ajada. Jalgade laiusest sõltub tegelikult see, kuhu ma tahan suunata koormust. Kui ma panen jalad plaadi alaotsa kitsalt, suunan ma palju koormust reie 4 peasse praegu, eks ole. Nii, kui ma panen jalad ülespoole, automaatselt suureneb pinge jala tagaosale, siit jala tagaosale, ehk siis koormus läheb rohkem reie 2 peasse. Kui ma tahan suunata, siin on hea, et on nurkades need, et jalg ei saa ära libistada platele, selles mõttes on väga hästi tehtud.
ehk siis panen jalad laiali siit, nüüd ma saan suunata teda reie siseossa juba seda koormust, eks ole. Lihtsalt ma peaks istuma lähemale, praegu liigutus on hästi lühike, ma panen ta maksimaalselt ette selle asja. Ja vaadake nüüd, kuidas saada siia vahele, on see, et ma heas mõttes libisen koos raskusega siit vahele tegelikult, näete. Ja nüüd, kui ma panen juba jalad soovitud kaugusesse, nüüd ma saan juba päriselt hakata tegema selliseid asju, et ega mul see amplituud väga palju rohkem ei võimaldagi teha. Säärt saab ka teha, kui te panete nüüd pöiad siia allapoole. Siit saab väga kenasti teha, näete säärti. Aga Ott, kuidas sa välja libised sealt nüüd? Kuidas sa nüüd välja libised sealt? Vaatame kohe. Siit kinni, vaata, siin on üleval on see käekoht pandud, sa saad ennast tõmmata püsti. Aga ma pigem jah, kui ma ise teeks, ma paneks võimalikult ette ja teine asi, siin on olemas ka need alustamiseks äärmised osad. Ehk kui algul ei saa vahele, saab äärest lahti lükata ära ja siis kohendate, panete jalad paika. Lõpetan, vahetan ja tuleb. Selge on see, et nüüd, kui nüüd päris klassikalises jõusaalis teed, siis sa ei taha niimoodi tatsata, aga ütleme, harrastussportlane, ta ei pane sinna lihtsalt nii palju peale, et sa saad neid jalad võtta maha ja saad vahelt välja. Ülihea ping, ülihästi liigub. Ja need kõik pingid, mis ma siin jutustan. Hakkame tegema.